tere kõigile Delfi TV vaatajatele. Sõidame täna Sangyong Rextoniga. Ja siis mõtleme, kuhu me täna sõidame. Valiksime siit kohaks näiteks Sangyongi esinduse. Siin on top auto, Sõpruse puiestee. Kristiine vajutad drive ja hakkabki kohe sõitma. Et ei ole sul vaja tingimata teada aadressit. Ei ole vaja guugeldada. Ja siin Sangyongis on TomTomi põhjaline navi. Paljudel autodel on levinud tegelikult Garmini kaardipõhjad. Ja nemad eeldavad sellise online info saamiseks tegelikult, et sul peab olema autos SIM-kaart või sa ühendad teda siis läbi oma telefoni või Android auto või Apple CarPlay. Aga TomTom meeldib mulle selles mõttes rohkem, et tema saab selle info satelliitide järgi. Nii, turvavöö kinni, tuled põlevad. Hakkame sõitma. Mis TomTomi juures on kena, et see TomTom näitab sulle täitsa sellist ruumilist linnapilti, et siia ilmavad hooned. Nad ei ilma muidugi nii kiiresti, kui Eesti kinnisvaraarendajad praegu ehitavad, eks, et siit kohati näeb tänavapilti, mis on aasta aega vana, et siia vahepeal juba kerkinud mõni uus kõrghoone. Aga eks sellist pilti on parem vaadata, eriti kui sa võõras linnas oled, siis see aitab visualiseerida seda, kus sa reaalselt asud, eks. Kellele see ei meeldi või liiga keeruline, kellele meeldib selline tasane flat kaardipilt, siis sa saab valida siit ka muidugi 2D vaate. Võib valida 3D vaate ilma majadeta ja saab valida ka sellise, kus sul on majad ja hooned peal. No, nüüd on alanud meie kõige pikem ja huvitavam aastaaeg ehk selline halb suusailm. Seda, et teed on libedad. Eelmise nädalavahetusel näiteks liigeldas Läänemaal väiksematel teedel, et nii pea kui suurelt riigimaantelt maha keerata. Oli natukene libe ja sealt keerata veel väiksemale teele, mis on ka küll asfalttee, kus liikleb ka buss. Siis seal oli nii libe, et ilma talverehvideta oleks seal tee peal olnud võimatu püsida. Sai järgi proovitud, kui autost välja tulid, siis kui uksest poleks kinni haaranud, oleks võinud selili kukkuda. Aga mismoodi siis arvestada oma kohale jõudmist, et nii endale kui teistele turvaliselt ka talvel kohale jõuda, see on mõnest väga lihtne reegel, et stardi varem, jõuad õigele kohale. Kui sa stardid samal ajal kui suvel, siis sa lihtsalt hilined alati. Et pane vähemalt 20-25% sõiduajale otsa. Selleks on mitu põhjust. Esiteks on libe, kiirused on väiksemad ja isegi kui on suuremad maanteed, kus sul sõidurida on puhas, et sul on täitsa puhas märg asfalt, siis mööda sõita on kindlasti raskem teha, sest on pime. Sõiduridade vahel võib ikkagi olla lumevaal, mille ületamine on vahel täitsa ohtlik. Ja paljud sinu kaasliiklejad sõidavad ka aeglasemalt, niimoodi, et kogu selle liiklusvoo keskmine kiirus on kindlasti madalam kui suvel. Ja kui sa nüüd tahad sellest liiklusvoost kogu aeg mööda sõita, siis see ei ole ka kindlasti hea lahendus.